No tšau, käes on neljapäev, me oleme taas kord Eestis, kell on kohe-kohe 2 saamas ja nüüd natukene siia vahele muud juttu ka kui ainult ehitusjuttu. Nimelt siis ma olen varasemalt rääkinud natukene siin sellest, et meil on Kubuga kogu aeg üks mingisugune jama. Kubu on meie oranž kass siis ja praegu on olnud niimoodi, et ta viimased 2 kuud, suhteliselt 2 kuud, iga päev oksendab. Ja nüüd see okse on läinud natukene siukseks veresuguseks ja seal okses ei ole toitu, mitte midagi, lihtsalt nagu maamahlad, mõningad karvad ja lihtsalt see, et see on konstantselt iga päev. Tule, tibulinnukene, tule, lähme. Lihtsalt see, et see on iga päev, teeb mind väga murelikuks. Ma ärkan iga hommik üles, et teda nagu tõsta voodist selle öökimise ajal siis välja, et ta ei oksendaks voodisse. Ühe korra me juba käisime arsti juures, seal kätkliinikus, siis tehti talle röntgen ja vereanalüüs või mingi analüüs, ma ei mäleta, mis analüüs see oli. Ja kõik justkui oli korras. Me saime omeprosooli, me võtsime omeprosooli ja see ei aidanud. See ei teinud midagi paremaks, see ei muutnud absoluutselt mitte midagi. See asi on jätkunud, minu süda valutab. Ma ei tea, mis saab. Nüüd me läheme siia Õismäele, mis see Haabersti loomakliinikum, mis on, lähme siia ja nüüd tehakse talle siis ultraheli ja ilmselt uuesti mingisugused analüüsid ja vajadusel ka gastroskoopia. See on inimeselegi nii hull, okei, ma saan aru, et kas nagu pannakse magama selleks ajaks, but still, ma ei tea. Muidu tundub nagu kõik jumala okei, ta sööb, magab, mängib, on siuke nunnukas, kõik nagu ikka tavalise kassi puhul, nii nagu ta ikka tavaliselt on. Aga lihtsalt see kuradi oksendamine. Ja see, et see näeb juba nagu vere moodi välja või seal on väiksed veretükikesed sees ja nii edasi, et see nagu on nii paha. On ju nii tipu, sinust räägime, sinuga lähme nüüd orstile. Ma süda lihtsalt nii valutab, ma lihtsalt loodan, et ei ole mitte midagi tõsist. Panebki muretsema see, et see on nagu nii pikalt kestnud, see on justkui läinud natukene halvemaks ja see on konstantne, see on iga päev, meil ei ole ühtegi päeva vahele jäänud. Kallis, ma armastan sind nii väga. Tuleb nii minu kusu. Tibukene, hopsti. Nüüd me oleme omadega esimese paani värvilise või sellise kirju mustriga, ma ei tea, kuidas see õige on öelda, mustriga tapeedi panemise juures. Muster tuleb siis siia, kuni umbes siiamaani vist. Natukene läheb siis kapi sisse ka. Ma tea, kui te mäletate, siis siin oli selline nurgakapp. Miks sa paned siia sellise teibikese? Tegin joone, panin loodi ja ma panen teibi, et saaks tapeedi äär väga sirgelt ja loodi. Siis tõmbab liini, paned tapeedi siia äärega tasa, tõmbab siit ääre kinni, tõmbab ääre ilusti paika ja siis tõmbab teibi ära ja siis on äär paigas ja siis tõmbab sinna äärde paika. Kuna siin on pukake, siis me ei saa panna seda alustada äärest, sest meil on siin öövärbek. Seinad ei ole sirged, ilmselgelt. Midagi ei ole teha, me peame hakkama saama selliste tingimustega, nagu meil siin on. Aga vähemalt selle teibi järgi me siis saame niimoodi, et kõik need paanid jookseksid sirgelt loodis. Sellepärast, et mina olen siin. Häkk, life hack.
vale nupp. Mis sa möllad siin? Liistu nurkade mäng. Nurkade mäng, eriline. No saaks seda nii see ju. Juhtub see ikka kokku minna. Liudutu sulle meeldib? Ei tea. Valmis või? Yes. Jupu. 8 hours later. 8 hours later in the... Liistud pandud. Ja silikooni panna natukene lämmitavat. Ma ei oskagi kohe mitte midagi kommenteerida. Kas nüüd läheb lõpuks ometi parketi paigaldamiseks? Jah, läheb küll. On õige vastus. No, ei löö. Kõige ma parketi üles võtta. Ja natukene on veel siin parketi üles õigus. Tiivan tuleb ära tõsta. Siia. Joonistan füüsiliselt mustri maha, et oleks parem pilt ees. Minu ülesanne oli välja mõelda, et millise mustriga ma seda parketti siia maha tahan. See üle 1 on selline kõige klassikalisem ja seda ma teadsin kindlasti, et ma seda ei taha. Ja nüüd ma siis mõtlesin, et see vist on iga 4 on siis sama, et ta tuleb nagu justkui selline 1/3 peaks olema siis selle paigaldusviisi nimi. Meil ta tuleb siis, kuidapidi, mis ma olen, nii. Ehk siis see parkett jookseb niimoodi, ma ei tea, kas siit on näha. Aga nii, ja see on see kõige klassikalisema meetodi järgi ja see näeb minu meelest paha välja. Ehk siis nüüd see hakkabki meil siis jooksma niimoodi. Ja mu ema juures on ka pandud parkett niimoodi diagonaalis ja need töömehed, kes EMS-il siis panid, seal oli äkki mingi 2-3 töömeest. Ja nüüd ütlesidki, et 1 või 2 tööpäeva tuleb siis tänu sellele juurde, kui sa tahad seda parketti diagonaalis panna. Ta on ikkagi natukene keerukam. Et siin paki sees, siin on 10 tükki, eks ole, ja siin on igat plaati on 2 tükki samasuguse mustriga. Ehk siis need on samasuguse mustriga, need on samasugused, need on samasugused, need on samasugused ja nii edasi. Kõige veidramad tükid on need 2, teised on nagu suksud ühtlasemad, lähevad ilusti kokku ja siis on nagu hästi suure sellise puidu vahedega või nagu sa aru saad on ja need nagu ei matchi teistega väga. Aga küsimus on selles, et kas see fucking parkett peaks minema nüüd mustrisse või? Praegu me panime need plaadid siia maha ja ma sain sellise kõige optimaalsema tulemuse, kui ta isegi mustrisse läheb, et kuidas ta võiks minna, on ja. Aga kuna me oleme siin juba päris mitu tundi mõelnud, kuidas kurat seda fucking parketti panna, siis nüüd ma lihtsalt ei saa aru, kas ma nagu lihtsalt mõtlen üle 3000-ga kogu seda värki või mismoodi käib parketi panemine. Ja kas see on nagu iga parketiga niimoodi, et neid tükke on 2 tükki samasuguseid? Igas pakis. I'm going crazy lihtsalt. Kui me saame ühel hetkel selle parketi pandud, siis lihtsalt ma ei tea. Oleme küll mingi räige suure preemia ära teeninud, sest et ma ei tea, lihtsalt... Ma ei saa aru, kas mul on nagu 2 ajurakku või see kogu ehitus on meil siin need ajurakud ära söönud ja mul on ainult 2 ajurakku järgi jäänud. Kas me teeme esimese nurga lõike ära või?
Ai, Roland hakkas seda matti panema praegu. Nurgalõige jah, aga nurkadega ka nurkade mängi sulle, sest on nurga. Kuidas on video peal näidata? See sein on äkki sellest 45 sellest seinast nurgast on ta mingi, siin on mingi 3,5-4 senti on siuke kaar sees siin niimoodi. Ühesõnaga, see on väga kõver sein. Oota, mul on hiiglaslik asi. Ühesõnaga, siin on pukake. Kõik need vanad paneelmajad, nagu nad on pukake lihtsalt. Tänaseks, nagu sa näed, me oleme ära otsustanud, kuidas meil see põrand siia maha läheb. Ja nüüd juba lähevadki esimesed tükid siia maha. Alustame siit nurgast siis. Siis ikkagi jäävad. Ja läheb ka kõnk. Ta ei ole ka päris see, et paned ja on. Roland sai päris palju seda parketti pandud. Nii, oota ma näitan. Ma juba võtsin siin moodi välja. Nii, pandud sai siis selline alakene. Täna päris palju on siin igasugust seda nurkade mõõtmist, lõikamist ja nii edasi. Eesmärk tegelikult oli kuni sinnani, aga ei jõudnud. Ja eile me arvasime üldse, et me jõuame peaaegu kõik parketti ära panna. Nii et tegelikult väga ikkagi hea tulemus, et me saime alustada. Ja nüüd mõtlesin, et kuna järgmine kord ma tulen 2 nädala pärast neljapäeval, hetkel ma tean, et ma tulen üksinda, aga võib-olla ikkagi tuleb Roland minuga neljapäeval, mitte ei tule reedel järgi, aga sellegi poolest, kuna me jõuame öösel siia, siis ma mõtlesin, et peaks pumpama selle madratsi siin juba täis selle ala peal, kus meil see parkett pandud on. Et siis vähemalt on selle poolest järgmine kord mugavam tulla. Saab otse siia voodisse ennast pikali visata. Üldiselt tuleme ju nagu nii, et natuke ette mõelda, et lihtsalt endal elu mugavamaks teha. Mis me jõudsime teha? Alustame algusest. Panime ära siit toast selle tapeedi.
tapeet sai pandud, liistud said pandud, ühe korra said seinad värvitud, mis olid valet värvi ja mille me värvime lõppkokkuvõttes ikkagi üle, sest nagu sa näed, see on mingi selline roosakas või mis iganes ja kindlalt see ei lähe. Ostame poest ikka täiesti tavalise valge, värvime valgega üle. Ühesõnaga, see on asi, mis tuleb uuesti teha ja mis oli tegelikult natukene nagu mõttetu töö ja mõnes mõttes ka rahaliselt mõttetu, et me lasime selle värvi kokku segada, et kogu see 40 liitrit värvi läks tegelikult raisku ja mis oli meil mingisugune 130 €, kui ma teile tuletan meelde. Jep, ühesõnaga roosat värvi või siukest, ta ei ole otseselt päris roosa, aga ta on nagu siukene hele, mingisuguse roosa kumaga, ma ei tea. Võib-olla sileda seina peal, seda me teame, et sileda seina peal see jääb päris hea. Ja et kellel on siledad seinad ja tahaks proovida, siin krobelise pinna peal ta jääb kuidagi ekstra halb. Nii et nüüd ongi see, et me lähme käime ära pesemas, viime prügi ära, panemegi asjad kokku, lähme käime poest läbi, võtame järgmiseks nädalaks mingisugust lihakraami siit juba kaasa, et siis ei ole Soomes vaja seda osta, mõtleme natukene neid toitusid seal ja käime läbi poest ja sõidamegi laeva peale ja meie laev läheb endiselt 22.15. No tere, kullakene, mis sina meil siin teed? Tiibu? Siin toas on täielik kaos. Kas Kubu on? Siin ei ole. Tavaliselt on Sussu seal üleval, mida me avastasime, et Sussu väga palju ronib siin ja tema lemmikkoht on magada seal. Enne oli Kubu ka siin. Ei, Kubu ikka on seal. Issand. Teda ei ole üldse näha. Seal. Otsasti koduku. Mis sa teed siin, kallis? Mis sa teed siin üksinda? Me hakkame varsti koju minema. Ja siis tuleb ju full sõidupaga ette võtta, alustada otsast peale, kõik need kõigepealt laevärvimine, tapeedid, liistud tuleb veel ära võtta, põrand, märgid-särgid ja siis on räigelt suur projekt, see köök. Kui siin seda põrandat hakkame ära võtma, võtame lahti ka köögimööbli, värvime kõik need sisemised pinnad kappide seest, kõik värvime ära. Siia tellin siis Temust need kleepsud, nagu jutt oli, on ju. Siin taga on veel päris palju teha tööd. Peale seda radikate vahetust on siia siukene jama jäänud. Vot ühesõnaga siuksed lood, nii et teha on tegelikult väga palju. Ja ma hullult entusiastlikult alguses arvasin, et meil läheb mingi paar nädalavahetust. Alguses meil oligi ju jutt see, et me tuleme, teeme lihtsalt mingisuguse väikse remondi. Alguses oli jutt üldse, et me vahetame ära ainult ühe toa tapeedi ja värvime siin selle suure toa. Siis ma otsustasin, et ei, teises toas on ka vaja tapeet vahetada. Siis ma mõtlesin, et ma ikkagi tahan põranda ka vahetada. Ja köögimööbli teemalt me teadsime, et need uksed värvitakse ära, aga siis ma ju vaatasin, et see ei jää ikkagi nii hea, kui ma arvasin selle tumeda tausta peal, et see kindlasti tuleb üle värvida. Ehk siis nagu väiksest asjast, mis sa mõtlesid, et siin teed on ju 1-2 asja, mis olekski olnud alguses 1-2-3 nädalavahetust, siis nüüd on selline väga-väga mahukas tegelikult korteri renoveerimine. Ja siis ma arvasin mingi vahe, et me jõuame jõuludeks valmis ja jõulud ongi juba 2 nädala pärast, nii et ilmselgelt ei ole see asi ka veel jõuludel valmis. Et ühesõnaga, siuke väike kokkuvõte siia lõppu ja siinkohal tõmbamegi selle vlogi otsakesed kokku. Näeme juba järgmises videos, jätkame kogu selle mölluga siin. Ja kui sulle meeldis see video, siis jäta sellele videole like. Ja kui sulle üleüldiselt meeldivad mu videod ja sa tahaksid ka tulevikus neid vaadata, siis pane ka minu kanalile subscribe. Näeme järgmises videos. Tšau!